Vaatame permakultuuri selle kõige käepärasemast küljest ja see on toidu kasvatamine. Toitu saab kasvatada igal pool. Praegult me võib-olla kujutame ette, et toit kasvab enamasti suurtel põldudel ja suurte masinatega käib selle tootmine. Aga tegelikult veel 100 aastat tagasi olid meie linnad täis lehmi ja sigasid ja pööningud täis kanasid, rääkimata siis aedadest, mis olid täis tomateid, kurke ja kõikvõimalikke muid köögivilju. Vanaisad ja vanaemad veel 60-ndatel, 70-ndatel sõltusid väga palju sellest, mida nad ise oma aias kasvatasid. Köögivilju ja puuvilju ei olnudki poest saada. Niisiis ei olnud, kui sul oli vähegi võimalik maad saada, siis sa ei mõelnud selle peale, kuidas kasvatada seal elupuid ja muru, vaid selle peale, kuidas panna sinna võimalikult palju erinevaid taimi, mis sind aitaksid talve üle elada. Ja nii on meil vaja jälle hakata mõtlema selle peale, et kus ise endale toitu kasvatada. Sest et see toit, mis on poes, ei ole tihti esimese asjana, ta pole selle maitsega, mida sa võib-olla tahad kogeda või mida sa mäletad oma lapsepõlvest. Ja ta ei ole ka võib-olla selle sisuga, mida sa tahaksid kogeda. Räägitakse, et toit, mis on kasvanud, ütleme ka 50–100 aastat tagasi, on hoopis kõrgema toitaine väärtusega kui see, mis meil praegult poest kättesaadav enamasti on. Ja seetõttu ongi nüüd permakultuur jõudnud nii-öelda rõdudele, jõudnud aiamaadele, linnadesse, sellepärast et rohkem inimesi elab ju tegelikult linnades kui maal. Näiteks linnaaiad on muutunud selliseks kohtadeks, kus vanad inimesed, põlvkond hakkab kaduma, aga tulevad noored, kes hakkavad seal oma toitu kasvatama. Tartus on näiteks maheaed. Aiamaad on tegelikult vanades asulates, väikestes külades ka tihti olemas ja need on suuresti kasutuses. Siis on selline uus mõiste tekkinud nagu kogukonnaaiad. Siis Tallinnas on see päris suure hoo sisse saanud, Tartus on Emajõed tekkimas, nii et toidu kasvatamine on järjest kättesaadavam ja ma arvan, et igaüks peab lihtsalt oma mõtet laiendama selleks, et toitu kasvatada sisuliselt ükskõik kus. Mina elan siis Tartu kesklinnas, Tähtvere linnaosas ja siin on selline asi, et siin on suured hoovid. Kui ma tulin siia elama, siis see hoov oli paksult naate täis ja siin eriti midagi ei olnud. Aga mul ikkagi oli väga suur siis taimekasvatus soov, et ikkagi midagi ise toota endale toitu ja midagi siis süüa. Ja aastate jooksul ma olen siis proovinud siin erinevaid asju kasvatada ja minu eesmärk on alati olnud siis olla võimalikult keskkonnasõbralik ja taaskasutada kõike võimalikult palju, et ma ostaksin võimalikult vähe. Mu katsetused on olnud mõned edukad, mõned mitte nii edukad. Ja mul alguses siis, kuna mul siin tagaaias on veel palju naati alles, mida ma soovin hoida siin, sest siin on siilid ja linnud ja kõik muud elustik, kes siin juba elab, et ma tahaks nendega koos siin elada, siis minu kasvatused läksid just luhta sellepärast, et see on selline metsa kasvanud aed, siin on pime, siin on palju naati, ehk siis kui ma teen endale peenra, siis naat kasvab peenrasse, teod tulevad, söövad mul kõik asjad ära ja siis mul olidki sellised taimekasvatusplaanid ja need läksid tihtilugu luhta ja siis ma mõtlesin, et nii, okei, mida ma siis nüüd peaksin ette võtma just selle permakultuuri põhimõtete alusel, et mis mul siis on? Mul on naat, mul on teod, mul on palju puid, mis ma teen? Ja siis ma korraga mõtlesin, kes sööb tigusid? Kanad. Ja siis ma otsustasin, et jah, et mul aed on siin piisavalt suur, et ma võtan endale kanad. Ja siis ma ehitasingi siis taaskasutatud materjalidest endale kanamaja ja võtsin endale 3 kana siis õrrekanade farmist. Ja esimene suvi läks siis väga hästi.
ma mõtlesin, et huvitav, mis siis saab, et kui tuleb -20 kraadi ja kanadel läheb külmaks, siis ma tegin keldrisse sellise igaks juhuks tagavara sellise kanavarjupaiga, aga esimese lumega tulid siin siis Toomemäe rebased ja pistsid nad pintslisse. Et hommikul ma leidsin ainult pool kana. Siis natukene aega läks mööda ja ma otsustasin, et ei, ma ei anna ikkagi alla, et tegelikult ju ma ikkagi elangi siin koos loodusega koos ja tegelikult ma ju muretsesingi selle pärast, et mis saab nendest kanadest siis, kui talv tuleb, et neil hakkab külm ja ma ikkagi olen selline algaja kanapidaja, et tegelikult loodus tuli ja lahendas mu probleemi siis ära ja no rebane sai ka kõhu täis. Aga siis võtsin uued kanad ja ehitasin uue maja, soojustatud maja, et mis ei olnud nii äbarik kui mu esimene maja. Ja siis nüüd mul ühe talve on elanud kanad ilusti siin selles majas ilusti selle talve üle ja nüüd ootame uut talve, et mis nüüd saab ja ma olen nüüd siis täiendanud taaskord nende elamist. Ja siis kuna oli selline kevad, kus väga palju ringi käia ei saanud ja see taimekasvatussoov tuli ikkagi siis uuesti tagasi, siis kanade kõrval ma olen hakanud ka siis uuesti taimi kasvatama. Ja seekord ma siis otsustasin, et ma teen kõik enda taimekasvatused siis kastides, et vähendada seda, et naadid ja teod siis hävitaksid mu saagi kohe kiirelt ära. Ja ma ise olen väga selline laisk aiapidaja, et rohida ma ei viitsi ja siis permakultuuri põhimõtete alusel siis võikski multsida. Ma mõtlesin endale plaani, et ma multsiks siis rohuga, mis ma siin aias niidan, et kuivatan natuke seda muru ja siis multsin. Aga ma vaatasin, et siis mu naabri aiast kaevatud kompostis on palju nõgest ja siis ma otsustasin, et ei, ma ei hakka multsima seda, et ma siis tegelikult siin enda varssellerite ja tomatite vahel siis kasvatan ka seda nõgest, mis tuli siia ise mulle looduslikult. Sellepärast, et nõgesesupp koos värskete kanamunadega on mu lemmiksupp. Ehk siis ma olen väga õnnelik, et ma saan enda aiast enda lemmiksupi põhilised koostisosad kätte. Nii, ja siis nüüd me oleme minu sellises salajases aianurgas, et siin on, see on ümbritsetud erinevatest garaažidest ja siin asub siis minu kanamaja. Ja siis see väike tillukene siin on see kanamaja siis, kus nad magavad ja kus nad munevad ja mis on siis tugevalt kindlustatud ka, et siis rebasel oleks keerulisem siis õhtusööki saada. Ja siis mis mul siin majas on niimoodi, et nad magavad siis üleval siin kolmnurga all õrre peal. See maja suurus on siis mul arvestatud niimoodi, et 4 kana siis saaksid kütta ennast külma ilmaga seda maja niimoodi, et ei ole vaja lisasoojusallikat. Siis kui te näete, siin on 2 brussi, siis tegelikult selle 2 bruss ja siis seal on 2 siis sellist plaati ja selle plaatide vahel on siis soojustus, et see on soojustatud maja, et ikka täitsa külmaks ei läheks. Ja siis on mul siin munaluuk ja siis üks teine luuk ka, aga no see on pigem iluluuk või siis hetkel on ta selline õhutusluuk ka suveperioodil, et kui neil võib-olla läheb liiga palavaks siis öösel. Ja siis seal taga, see suurem, on mul siis ehitatud linnugripi perioodi jaoks, et seal majas ma hoian siis kanade sööta ja vett, sellepärast et teised linnud võivad tuua neile siis erinevaid haigusi ja siis selle jaoks on see tagumine siis võrguga kaetud maja. Selle võrguga kaetud maja küljes on ka siis 2-osaline kompostikast, kuhu saab siis panna komposti
ja kanad siis saavad sealt komposti seest endale meelepärase välja valida. Näiteks neile väga meeldivad arbuusiseemned. Aga siis ka ju vihmaussid ja kõik muud tegelased, kes seda komposti siis ka töötlevad, et need ka väga kanadele meeldivad. Ja mina seda komposti üldiselt ei pea segama, sest kanad ise segavad seda komposti, et nad ikkagi teevad mul siin aias tööd, söövad tigusid, teevad mulle komposti ja toodavad ka väetist. Et siis on sellised tublid abimehed ja noh, munasid ma saan ka loomulikult, et need on siis kingitusena boonuseks mulle. Toidusalu on permakultuuri näidissüsteem, kuidas võimalikult väheste sisenditega saavutada võimalikult palju tulemust. Toidusalu on ajas mitmekesistuv ja aina rikkamaks muutuv. Toidusalu on üles ehitatud rinnetena nagu metski, et seal on puuderinne, põõsaste rinne, rohtaimed, siis maakatjad, võib ka minna sügavamale maa sisse, mis kasvab juurtes, seda on võimalik süüa, siis seeni kasvatada, mis on maa-alune selline salavõrgustik ja ka ronida üles ronitaimed puude võrade peal. Ehk siis inimene ise loob sellise võimalikult rikka süsteemi, mis töötab koostöös looduse põhimõtetega. Minu toidusalu on need kirsipuud ja siin all kasvavad põõsad ja ürdid ja teised pinnakattetaimed, näiteks metsmaasikad. Siis mul on siin veel sibullilled ja näiteks küüslaugud, murulaugud. Et ühesõnaga see on suhteliselt tavaline Eesti aed viljapuudega, lihtsalt siit alt ei ole niidetud, aga siin all kasvab veel rohttaimi ja need on üldse kõik püsikud, et ma siia iga aasta midagi ei istuta, nii et see oleks võimalikult vähe vaevanõudev ja selline isetoimiv süsteem. Et linnas muidugi on toidusaluga need eripärad, et mul on naabrid väga lähedal. Näiteks siinsamas aia taga on naabrite suur vahtrapuu ja siin on samas meil suured saared ja teisel poolel vahtrapuu, niimoodi, et see toidusalu on üsnagi pime ja sellepärast ei saa see olla selline nagu lõunamaades, kus on mul 5 erinevat rinnet ja ronitaimed kõik kasvavad, nende peal on kõrgemad puud ja on pähklid seal vahel. Et see on Eesti versioon sellest, et on kirsipuud ja on punase sõstra põõsas, mis saab väga hästi pimedamas hakkama. Ja muidugi toidusalu kui süsteem ju ka aja jooksul ise muutub pimedamaks. Et alguses need puud olid väiksed ja siis ka naabrite puud olid väiksemad ja siin oli üsnagi palju rohkem valgust. Et nüüd on siis teistmoodi ja see aja jooksul lähebki niimoodi. Mis siis veel? Vaarikad loomulikult need vohavad siin. Näiteks vaarikatega mul juhtuski see aasta selline asi, et nad hakkasid ennast nii hästi tundma, et nad võtsid kogu selle toidusalu üle. Aga siis selgus, et vaarikas on valgust armastav taim ja tegelikult nad ei kasvanud ise ka seal, nad vilja ei kandnud, nii et ma pidin nüüd oluliselt kärpima neid vaarikaid. Ja siis siin minu selja taga kasvavad kevadel karulaugud. Et siis, kui on just siin lehti veel puudel ei ole, siis on siin tegelikult üsna valge ja see karulaug tunneb ennast siin suurepäraselt. Et tema põhiline selle saru tootlikkus ongi niimoodi kevadel. Kirsse ma siit veel saanud ei ole, eriti linnud on kõik ära söönud, mis siin olnud on, lapsed ja linnud. Aga punaseid sõstraid jätkus mõlemale, nii lastele kui lindudele. Ja need maasikad on ka seal ennast suurepäraselt tundnud, et isegi näiteks aedmaasikas, mis tahaks muidu kasvada päikese käes, et siin mul nagu ruumipuudust ei ole, et siis ta ikkagi omajagu jõudis marju kasvatada enne seda, kui linnud need ära sõid. Ma ei jõudnud väga hästi jaole. Siis selle toidusalu ees, nagu ma ütlesin, ma eriti palju ei hoolitse tema eest, et ma lihtsalt lasen tal olla, aga ma olen lisanud siia multsi natukene, mida mul olnud on ja nad praegu ka, kui ma need vaarikad näiteks maha võtsin, siis ma hakkisin nad lihtsalt niimoodi oksakääridega siia alla ära, et seda mulda veidi kasvatada. Ja selline ta on. See on meie ürdispiraal.
selle me tegime nendest kividest, mis me leidsime oma hoovist, vanad vundamendikivid. Ja siis mu abikaasa taris selle siia kokku. Praegu ei ole väga hästi muidugi näha, et see on tegelikult spiraalikujuline ja siin all on veel põhjas natukene ehitusjäätmeid. Ja siis me täitsime selle alumise osa siin vanade puulehtedega, nii et see on osutunud väga viljakaks ja sellele spiraalile on siin väga-väga meeldinud, et võib-olla sellepärast, et me oleme paigutanud need taimed sellisesse kohta, millised tingimused neile meeldivad. Näiteks see kõige ülemisel korrusel, kus on kuiv ja kõige päikselisem, seal on meil tüümian ja lavendel ja nad saavad siin tõesti väga hästi hakkama. Ja eriti edukas on olnud salvei, mis on siis natuke madalamal astmel selles kivipoolses küljes, et see kivi ka soojendab neid taimi siin päeva jooksul, kogub soojust endasse ja siis neil on siin tõenäoliselt soojem, kui neil muidu oleks, nii et see salvei on mul alati väga-väga suur ja kõik üllatuvad, et kuidas ta mul ära ei sure, nagu teistel inimestel. Nii et ma olen jaganud seda kõigile oma tuttavatele. Siis siin meil on veel iisop, monarda, seal on päevakübarat veel ja muidugi pune tunneb ennast siin suurepäraselt ja see ürdispiraal on sellepärast mu lemmik, et see on mu selline putukate toitmislava ja putukad tõesti tulevad ja neid on siin kogu aeg väga palju, niipea kui see vihm ei saja, isegi mõnikord vihmaga see kogu aeg sumiseb. Ja siin on liblikad ja siin on kimalased, mesilased, et igasugused väiksed kärbsed, tolmeldajad käib siin tõesti väga-väga palju. Ja peale selle annab see meile kogu meie talvise teevaru. Siin on erinevad mündid, mul vist umbes 4 erinevat ja kõik see monarda ja siis see on see nii-öelda Coca-Cola taim, kamperpuju, mis on ka täitsa vahva teetaim. Et ja see ürdispiraal on sellepärast ka väga äge, et isegi kui need taimed nüüd sügisel lähevad pruuniks ja vajuvad ära ja ma nad lõpuks maha lõikan ja siia ära hakin siia spiraali, siis see kivispiraal ise on väga ilus vaadata. Et sellepärast soovitan alati kõigile teha oma isiklik ürdispiraal. Toidusalus toidu kasvatamine on tähtis ja eriline sellepärast, et toidusalus kasvab toit terviklikult, sisuliselt nii nagu looduses poolmetsikult kasvab, et mis kõige väärtuslikumad on, supertoit on mustikad. Sellepärast nad on lihtsalt seal metsas ise kasvanud ilma väetiste, ilma vahele sekkumisteta. Ja samamoodi on see toit, mis sa toidusalus kasvatad, selline terviklik ja eriline, kuna see taim, mis on kasvanud, on saanud oma toidu mullast loomuliku toitumise kaudu, mis siis käib bakterite ja seente abil. Ehk siis taim ei ole olnud narkomaan, mis viskad talle lihtsalt väetist midagi peale, vaid ta on lihtsalt saanud oma vajalikud ained bakterite ja seente elutegevuse tulemusena. See on Emajõe aed ja see aed siin on permakultuuri põhimõtetel toimiv kogukondlik aed. Ja see sai alguse juba varem tegelikult siin see Emajõe aed, aga nüüd meil on nii-öelda Emajõe aed 2.0 ehk siis eelmisest aiast te näete siin võib-olla seda skulptuuri ja seda majakest, mis on asukohtasid liigutanud, aga nüüd me sellest sügisest alustame uue hooga sellist uut eksperimenti siin. Sellest tuleb selline aed, mis on avatud kõigile linnakodanikele ja me hakkame siin katsetama erinevaid just permakultuuri põhimõtteid ja proovima, et mis siin keskkonnas just toimib ja mis mitte. Ja nagu te näete, siis see aed on meil päris väike. Et me tegeleme siin selliste erinevate tehnikate katsetamisega ja meil ei ole sellist süsteemi, et igaüks saab rentida, vaid on pigem selline koos tegutsemise koht. Et inimesed saavad siia koos tulla ja ühiseid peenraid teha. Võib-olla tulevikus, kui on ruum ja väga suur soov, siis me ka teeme selliseid väikseid rendikohtasid ka, aga põhimõte on selles ikkagi, et teha siin ühiseid töötubasid, koolitusi, üritusi ja kõik selles võtmes siis, et kuidas midagi teha või kuidas paremini teha just aianduse mõttes siis ja permakultuuri põhimõtetele tuginedes. Sellel sügisel me siis alustasime siin uuesti ja tegelikult huvi selle aia tegemiste vastu on päris suur olnud. Et näiteks sellel sügisel meil on siin 7 lasteaiaga väiksed töötoad toimumas
kus nemad, lapsed saavad ise näpud mulda panna ja siia oma väiksed peenrad teha, kuna neil oma lasteaedades ei ole piisavalt ruumi või võimekust seda veel teha. Ja on ka paljud erinevad teised grupid, kes on juba meiega ühendust võtnud uuesti, et nad tahaksid siin midagi teha või midagi luua, aitama tulla. Et see nagu vajadus tegelikult linlaste poolt on olemas sellise koha järgi ka, kus katsetada kõiksugu asju. Et just ongi selline vaheetapp sellele, et on inimesed, kellel on oma aed ja kes seal saavad kõike teha. On inimesed, kes maheaias käivad näiteks ja teevad oma peenrad ja teavad juba, et ma tahan seda kasvatada nii suures mahus, ma saan üksi hakkama. Aga on paljud inimesed, kes võib-olla ei ole kunagi aiandusega tegelenud. Nad ei tea, kust kohast alustada. Nad ei julge võtta ka võib-olla seda vastutust, et kohe võtta nagu rentida üks peenar või aiamaa teha endale ja siis nad tahaksid sellist nagu katsetada või proovida või koos teistega nagu õppida, kuidas seda kõike teha. Et see ongi see koht, kus seda saab kõike proovida. Selle aia rajamist veab eest umbes 10 kontaktivesti, mina nende hulgas. Ja me kõik oleme kokku saanud just ka sellepärast, et meil on olnud kõigil see soov, et Tartus võiks olla koht, kus saaks koos käia ja ei peaks maksma mingi koha eest baaris, vaid oleks alternatiivne võimalus veeta aega ja samas ka kogu aeg midagi uut õppida. Oleme praegu Lammi aias, mis kuulub MTÜ Tartu maheaiale. Me oleme 10 aastat Tartus juba tegutsenud, aga möödunud kevadest alates algas plahvatuslik kasv. Me saime selle maa siin 3,6 hektarit möödunud kevadeks kätte just täpselt aiandushooajaks napilt ja siis kolisid eelmisest aiast meile üle paarkümmend inimest ja peale selle liitus uusi, nii et kevade jooksul tuli meile 100 inimest ja pidime siin selle esimese ala üles harima ja kasutusele võtma ja see läks tõesti väga kiiresti ja väga õnnelikult, et me saime need asjad kõik tehtud, mis vaja oli, et inimesed saaksid hakata kasvatama. Nüüd tore oli näha, kuidas juba möödunud suvel inimesed tulid, aga tänavu kevadel märtsikuus oli päris imelik, et kui viirus tuli ja inimestel polnud enam kuskile võimalik minna, siis nad hakkasid tulema meie aeda ja see oli tõeliselt hea lahendus. Ja me ise ka nautisime seda, et kui tohtis tänaval käia ka ettevaatlikult teisest eemal hoides, siis kui tuled siia aeda oma maalõppe peal, siin võid laiutada, sest igalühel on parajalt ruumi, jääb üle 2 meetri väga palju ruumi. Ja sellepärast tõesti nüüd sellel möödunud kevadel siis ja suve jooksul tuli jälle 100 inimest juurde, meid on praegu siin aias üle 220, aga nüüd on maa viimase raasuni välja jagatud juurviljamaa. Meil iga liige saab 25 kuni 100 ruutmeetrit juurviljamaad ja peale selle praeguse seisuga kuni 48 ruutmeetrit viljapuumaad, mis praegu meil asetseb sealpool äärest veidi kõrgema maa peal. Need viljapuumaid on mõned järgi, aga juurviljamaa on kõik otsas. Ja nüüd me peame tulevastaks veel suurema arenguhüppe tegema. Linnaga praegu läbirääkimised käivad ja suuliselt on lubadus käes, et me saame 5 hektarit juurde. See on ikka juba päris suur maa, aga me peame selle kõik võsast lagedaks tegema, kraavid puhastama, harima, tiike kaevama, et saaks kasta. Me oleme sellises huvitavas kohas madalsoo mullal, mis on põllumajanduseks teatud tingimustel sobiv, aga ta siiski on väga happeline, meil tuleb ta aluselisemaks teha, siis selleks me muretsesime tuhka. Meil on selles mõttes hea, et seal tagapool otsas on meil võimalus mitmeid asju ladustada, see on meil sõnnikud, tuhka ja luhaheina multsimiseks. Nii et inimesed ei pea ükshaaval endale seda otsima või saame niiviisi üheskoos seda teha. See on meil küll tänavu suvel ilusasti korda läinud. Nii et me peame seda maad järk-järgult parandama, aga meeldiv üllatus on see, et see maa on siiski küllalt lahja, kuigi meile öeldid, et miks te võtsite vastu nii kehva maa, aga selgub, et ta nii väga kehv ka ei olegi, aga teda muidugi tuleb parandada, saab ta päris põllumaaks. Ta on hästi madal ala, aga see ei tähenda, et meil vette üleliia oleks. Kevadel on vette üleliia, aga suve laurab kõik ära ja me peame looma sellise ühendatud anumate süsteemi, kus kõik tiigid oleksid vett täis ja sellega me praegu aina tegeleme. Siiamaani tiigid lasksime kopaga kaevata, aga kraavid esialgu teeme käsitsi, et raha kokku hoida ja kraavid teha võimalikult kitsad ja vähe maad raiskavad. Mitmed huvitavad nähtused on, mis me siin avastame, et väga palju pannakse kasvama ka lilli, mitte ainult juurvilja. Et mõni tuleb ja ütleb, et teil on nagu
dendropark või botaanikaed, et tõesti lilli on erinevaid ja ka taimi on väga erinevaid ja igasuguste asjadega katsetatakse ja me muudkui üksteise käest küsime, mis asi see sul on ja saame jälle midagi uut teada. Ja nüüd see omavaheline infovahetus on ka küll väga-väga oluline. Näiteks pool tundi tagasi ma sain teada, et Tagetes tõrjub vesirotte. Ma seda küll enne ei teadnud. Kui see nüüd tõesti tõeks osutub, siis see on väga geniaalne lahendus. Mügridega me oleme igal pool hädas olnud ka enne ja siin praegu. Siia meile tulevad väga erinevad inimesed, see ongi läbilõige ühiskonnast. Kui varem domineerisid väga pensionärid, siis nüüd on tulnud palju ka keskealisi ja noori peresid, rohkem küll noori peresid. See keskealiste põlvkond on see, kes on jäänud aiandusest eemale, aga noored pered uuesti avastavad. Ja niisugune märkus ka, et see praegune linnaaiandus ei ole päris see, mis varem see potipõllundus, sest siis oli ikkagi oma tarbeks kasvatamine ainult. Aga nüüd hinnatakse väga ka seda, et saad tulla korterist välja, saad kuskil olla, mis varem ei olnud, mida ei teadvustatud vähemalt endale, aga nüüd tullakse teadlikult selle mõttega. Nii et mõni tuleb sellepärast, et ta ei vaatagi selle saagi peale, vaid ta on õnnelik, et ta saab siin olla. Ja siin on tõesti ilusaid hetki, näiteks kevadel oli nii, et ühe tiigi, kõige suurema tiigi ääres oli suur mullavall ja lapsed jooksid õhtuti seal peal ja kilkasid ja ööbikud ümberringi laulsid. Nii et laste kilked ja ööbikute laul korraga, see oli tõesti nagu mingil kontserdil oleks. Niisugused toredaid hetki. Hoolimata sellest, et praegult on inimeste toidulaual nii-öelda väga palju probleeme, mõtteid ja muresid, millega on vaja tegeleda, siis tegelikult asjad on paremaks minemas, just sellepärast, et inimesed mõtlevad nende asjade peale ja tegutsevad nende asjadega. Ja see, miks mina ise permakultuuriga tegutsen või miks see mind vaimustab, ongi just see, et permakultuur on positiivsete muudatuste kunst. Permakultuuri abil on igaühel võimalik teha natuke revolutsiooni, natuke midagi kasvatada, mille abil sa püüad atmosfäärist CO2 kinni, muld kasvab, tekitad väikse elurikkuse oaasi ja mis kõige tähtsam võib-olla, et sa ise muutud rõõmsamaks ja rahulikumaks, kui sa toimetad koostöös maaga.